Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma Aravete kardirajale, kus sai teoks Eesti meistrivõistluste 4. etapp. Ühtlasi oli tegemist Uudo Toomani mälestusvõistlusega austusavaldus selle spordiala fanaatikule, kes juhtis ja arendas Aravete kardirada ligi 20 aastat. Finaali alustasid kõige nooremad kadettklassis, kus mõlemad eelsõidud võitis küll Martin Loomets, aga otsustavat sõitu asus kohe stardist juhtima Albert Tamm. Võrdsed vastased oldi kõik 10 ringi. Õnnestunud möödasõit andis seekord napivõidu Loometsale, 3. koha sai Raimo Kaljuste. Sirge peal kiiremini ja ma ei teadnud, et ma suutan selle ära teha. Ma arvasin, et ta paneb mulle pihta, aga ma sain tast ikka mööda seal kiires kurvis. Millal sa siis kindel olid, et võit sulle jääb? No, ma olin kindel juba 2 ringi tagasi enne finišilippu. Ei ole midagi, palju õnne. Teine koht, aga võtab pisara silma. No räägi, start oli sul suurepärane. Jah. No mis siis juhtus? No kuidagi seal taga kuidagi poos kinni ja siis ei saanud õigesti 5. kurvi sisse ja siis läks mööda. No aga pole viga, sa üritasid ikka päris kõvasti veel 2 viimasel ringil. Jaa. Teine koht on ju tubli. Jaa. Klassis mikro näitas väga head kiirust ainukene tüdruk Meril Peldes, kes lihtsalt sõitis poistel eest ära. Järgmised poodiumikohad võtsid Mattias Ojapõld ja Johannes Kasemaa. Võitja kaardi pani hästi jooksma vend Marcel Peldes. Mehaanik võib ka rahuloleva näoga. Mis sa ütled selle Merili tänase sõidu kohta? Täitsa hea sõit oli. Ei ole midagi halba öelda. Kas võis oodata, et selliseks finaal kujunebki? No eelfinaalide põhjal võis küll, jah. Ja mingit muret ei olnud, et ref ja pill töötavad hästi? Tundub, et ei olnud, jah. Aga sa starti läksid, mis mõtted sul peas keerasid? Lootsin, et esimeseks saada ja natuke oli hirmu ka. Nii kui sa mehaanik ütles, et juba eelsõitudest kõik klappis sul väga hästi, et aga mis su kõige suurem mure oli, et millega sa toime näiteks ei tule? Et keegi võib mööda minna, siis ma ei saa mööda tast. Et see oli esimeses finaalis probleem. Kui see oli hea õppetund, siis sa kasutasid selle enda kasuks ära. Aga see start klappis ju suurepäraselt. Ja see oli hea start ja see õiks veel. Kas sa said aru ka, mis sulle raja kõrvalt näidati, et kui suur see edu on? Ja sain aru ja see on abiks ka. Klassis mini oli eelsõitude kindel peremees Richard Viigisalu, kes alustas ka finaali väga enesekindlalt. Kogu sõidu jooksul püsisid koos 5 poissi ja kõigil neil olid omad võimalused. Esikolmik lõpetas poole sekundi sees ja taaskord tegutses kõige targemalt Andri Tsiikin, kes magusa võidu napsas. Teine Richard Viigisalu, 3. Ugo Rajamets. Eelsõitudes ei on nii hea, ei leidnud seadet üles. Nii. Ja siis lõpus leidsime üles ja tuli välja. Kuidas eelfinaalis oli? Mitte kõige parem, kuna stardis mul ei läinud kõige paremini. Mul tundub nii, et oskate selle rehvi rõhu väga täpselt paika panna. Algul sõidu esimeses pooles sul nagu rehv ei töötagi nii hästi, aga teises pooles hakkab tööle. Ja me panime, et alguses on libedam ja siis lõpus hakkab tööle. Ja ütleme nii, et vaatamata sellele, et Richard sõitis sul selja taga viimase ringi veel kiirema ringi, ega sul suurt ohtu ei olnud. Ei on, kuna ma nägin, et väga suur vahe oli nagu kindlam vahe. Nii et ütleme, tegid seda, mida tahtsid lõpus? Jah. Richard oli ikka kiirem ja libedaks läks seal sõidu keskel, et ei saanud eriti miskit teha. No sul olid kõik endal omad võimalused olemas seal? Ja me katsetasimegi tehnikat terve päeva jooksul, et kuidas on parem ja kuidas on halvem. No saite lõpuks siis õige seada? No lõpuks sai ikka parema. Mis sa arvad viimase etapi eel, kas sul on omad võimalused olemas? Võimalusi on. X30 juuniorklassi selle hooaja valitsejaks on tõusnud Ruben Volt,
kellele väga kõva lahingu andis Oskar Männamets. See tandem kihutas nii-öelda numbris kõik 20 ringi, Volt ees, Männamets kannul. Vaprad võitlesid poistega Karmen Kraav ja Laura Kaal. Päris sõidu lõpus ründas väga riskeerivalt Männamets, aga lendas rajalt välja ja langes 5. Võitja Ruben Volt, teine Mark Dubnitski, 3. Karmen Kraav. Mis su taktika oli siis? Lihtsalt proovida nii palju, nii kiiresti sõita kui saan ja ka hakkasin lõpus vigu tegema, kuna närd oli sisse ja siis tänu selle saigi ta mulle taha. Aga see viimase või õigemini eelviimase pika kurvi rünnak, see oli Oskari poolt juba natuke meeletu või? Ei olnud, see oli võistlusi intsident rohkem. Mõlemad, no ta lihtsalt üritas. Aga sul oli rool ikka kindlalt käes, ära ei visanud ka sind rajalt? No see oli niisuguse nurga pealt, et ei visakelt. Stardi alguses tundus, et sa olid nende poissega natuke nagu liiga viisakas, et sa lasid omale seal nagu hea positsiooni käest ära. no see on ilmselt natuke taktika küsimus ka, et ma tahtsin rajale jääda, et siis lõpus saab vaadata, et kes siis kuhu lõpuks jääb. No kuskil sõidu keskel saaksid järjepidevalt kiiremad ringe sõitma, kus sa võtsid selle hoo? Ma ei tea, ma arvan, et see oli motivatsioonist, et mul oli ees kindel siht, kuhu ma tahtsin jõuda. Kui see Mark Dubnitski siin sulst paari korral mööda nii-öelda puhtalt sai, siis viimane oli ikka selline rünnak juba, et ma ei tea, kas sa ise üldse teadid, et sa tegelikult said 3. koha? Jaa, kuulsin jah. Et Dubnitski sai selle eest 10 sekundit karistada, see oli vist õige karistus? Ma arvan küll. X30 seeniorklassi stardis tegutses väga enesekindlalt Jan Kalmet, kes hakkas tempot dikteerima kannul Rainer Talvar. Kogenud Siim Leedma ei vandunud alla, tõusis ise liidriks ja üritas ka vahet sisse saada. Selle väljakutse võtsid vastu nii Jan Kalmet kui Rimmo Kadapik. Just Rimmo tegi selle klassi kõige kiirema ringi. Jan Kalmeti kindlus ja kiirus tagasid talle etapivõidu, teine Siim Leedma, 3. Rimmo Kadapik. Start oli sul selline taktikaline ja väga õnnestunud? Ütleks, et jah, et see õnnestunud oli, et tänu õnne peale, et tiimikaaslased oli teisel kohal, et oli nii-öelda ohutum oli startida, et teadsin, et midagi toimuma ei hakka ja start läks ka täiesti hästi ja sain ette ja täitsa rahul. Siis oli vahepeal ikka päris kõva võitlus? Oli, ma juba lausa esimese 5 ringi Siimu pärast sain juba mures, et ma ei taha kedagi ära lükata ja ausalt tahtsin võidu sõita, aga Siim tegi ikka tipptasemel nii-öelda katmist ja väga, väga põnev sõit oli. Kas lõpuosas sinu rehv töötas natuke paremini? Ma enda arust ise tundus just, et siuke, kuidas ma ütlen, natuke väsinud oli rehv juba, aga kogu aeg näidati raja äärest, et oli selline tempo oli hea ja niimoodi, et siis seega ma arvan, et oletan, et oli parem siis. Ma arvan, et sa oled sellel suvele veel ühe rekordi püstitanud, et sa oled vähemalt 10 senti kasvanud. Seda ütlevad mulle kõik. Enamasti mulle, kui mind nähtakse esimest korda üle pika ajas, öeldakse, et miks sa nii pikaks oled kasvanud, mitte öelda tervist. Kartik ära mahud? Praeguse hetkel veel, aga ega me järgmist aastat enam ei tea. Siim, tegid oma parima, mis suutsid? Ütleme nii, et võtsin enda maksimumi ja et täna oli Janni vastu raske, ta oli täna ikka üllatavalt kiire ja sain mööda, aga ilmselgelt ei suuda 20 ringi kõik ära katta ja ta sai omakorda minust mööda ja siis tuli juba pingutada, et järgi püsida. Ja kuskil esimese kolmandiku lõpus mul tundus, et sinu kogemused hakkavad ikka maksma. Ma arvan jah, et kogemused on palju abiks mulle. Aga Janni töö oli aus? Jah, ta oli täna väga tubli ja palju õnne talle. Kas sa tead ka, kes kiirema ringi tegi? Jan äkki või? Ei, tegi Rimmo sinu selja taga. Jah, ta lõpuosas hakkas järgi tulema, aga ma nagu väga palju ei tahtnud taha vaadata, et tahtsin keskenduda ja anda oma maksimumi ja täna ma seda tegin ja täna oli maksimum teine koht kahjuks. TD2 klass on olnud Ragnar Veeruse valitseda. Aravetel oli talle kõige sitkem vastane lätlane Matvei Makušin, keda toetas Läti neiu Katriine Menese. Ragnar Veerus ennast lõunanaabritest suurt segada ei lasknud ja tema võidus ei olnud kordagi kahtlust. Teine Makušin ja õnnestunud lõpuringidega tõusis 3. Jon Einari Pambus. Sõidu algus oli päris äge. Ütleme nüüd, et alguses lätlane väga palju maha jäänud, aga siis läks ilusti rehv tööle ja oli hea tempo hoida lihtsalt. Võib öelda, et ta oli päris agressiivne, sest ega ta oli ikka nii-öelda number-numbris täitsa. Täitsa number-numbris oli tunda, et oli tagant lükkas vahepeal, aga ei, see ongi võidusõit ja praegu tempo oli niivõrd hea, et see eest ära sõita.
Et enesekindlust ära ei võtnud sul? Ei, kindlasti mitte. No näost on näha, et päris kõva pingutus oli. No jah, aga tundub siiski, et sellest ei piisanud seekord, et kolmandast kohast rohkemat ei tulnud ja kahjuks vist seetõttu jääb maailmameistrivõistlusele ka minemata see aasta. Et meil oli Makušiniga oli pileti peale just võistlus ja kuna ta oli nii eelsõitudes kui finaalis hoida minust eespool, siis tundub, et seekord sellel aastal pilet läks ära, aga nüüd veel ei tea muidugi, mis järgmised päevad toovad, et kas järgmisel nädalal Põhjamaade sõit veel toimub, see on üks võimalus, aga jah, väga kolmas koht poodium, aga täiesti rahul kahjuks ei ole. KZ2 klassis tõusis keskmine kiirus juba üle 86 kilomeetri tunnis. Eelsõitude põhjal eeldati duelli Sten Piirimägi, Kaspar Kallasmaa. Suurepärase stardiga asuski liidris Kallasmaa ja võis oletada, et nüüd algab selline kassihiire mäng, aga Piirimägi arvas teisiti. Ründas kohe sõidu alguses ja Kallasmaa läheb täiesti ootamatus kohas. Liidrina sõitis Sten Piirimägi väga stabiilselt ja võttis ruudulisi lipu all ülekaaluka etapivõidu. Kallasmaa tempo rauges ja lõpus lipsas temast mööda ka finalistidest noorim Karl Sei, kes tegi ka selle klassi kõige kiirema ringi. Finaali start ei olnud just kõige valem. Eks kõik stardid olid rasked. Aravetal seest startida on päris keeruline. Sealt ei sõideta mitte kordagi võistlusnädalavahetuse jooksul üle. Nii et seal on väga palju sodi ja pahne. Ja tundub, et kõik see külm ilm mängib ka seal rolli, et stardid olid tõesti rasked. No, ma olen ennem sinu taktikat ka tähele pannud, et siis sa hakkad valvama nii-öelda liidri selja taga, aga mul tundub, et see tegi nüüd Kallasmaale ikka tõese üllatuse. No, ma ei tea, kas saab nii-öelda või just saab nii-öelda. No, lõppkokkuvõttes oli nii nagu ikka, et vaja start üle elada ja pärast seda leida oma rütm kätte ja püüda seda tempot hoida nii võimalikult pikalt kui võimalik, et need rehvid tahes tahtmata finaali lõpus kuluvad kõigil ära. Ja ma arvan, et 5 ringi jäi puudu, muidu oleks iga ring saanud alla 42 sõit. Eelsõidud läksid natuke kehvasti, et tekkis paar võistlusolukorda ja siis natukene mõjutasid seda stardi kohta finaalis. Kui keegi oleks öelnud, et Karl Seid lööb tänase finaalis kolmandaks, aga vist palju pakkumisi poleks tehtud, mis sa arvad? Ma olen nagu arenenud. Eelmine nädalavahetus käisime ka Jelgavas ja seal sain hea tulemusega koju tulla. Ja mul on hea meel selle üle. Sa oled selle KZ2-ga nüüd lõplikul tarin juba? Jah, kindlasti. Nüüd on rohkem sinu peal ja väga hea on sõita. Ega ongi, noored ju tulevad ja saavad hakkama, et minu arust see on kardispordi kõige kõvem klass ja mida rohkem meil uusi sõitsed siia peale tuleb, seda pikemaks me selle rivi saame ja seda põnevamaks need võidusõidud jällegi omakorda lähevad. See tõestab väga hästi, et ei ole otseselt vaja siin 100 aastat nühkida, et võib ikka tulla ja sõita ja kiire olla. Pika võistluspäeva lõpuks tuli starti retroklass, kus oli omajagu nostalgiat. Sõiduriistade tase oli ebaühtlane, aga samas sai näha ajaloolisi karte, millega omal ajal suuri tegusid tehti. Kõige kiirem oli Ülar Jeblakov, aga omas klassis sai võidu ka Aadu Kroon. Konkreetne kart on küll endine liidukoondise raam ja on selleks sõiduks küll Ülari käest laenatud, et natukene paremat tulemust teha. Aga ta on ka praegu veel suhteliselt tasemel, retrode hulgas on hea raam. Ma olen alati imetlenud siis, kui sa nii-öelda tippsportlane olid ja ka praegu, kuidas sa suudad nii kiirelt startida? No nüüd on teised järgi tulnud. Lihtsalt nende rehvidega on lihtne startida, aga slick rehviga on nagu see haakumine natukene teine ja see kipub pöörded maha võtma ja see start ei ole sugugi lihtne slick rehviga. Aga nende rehvidega on ta lihtne ja see, mis on kunagi õpitud, see tuleb välja. Kas sul on meeles ka mälus, mitu kardistartis oma elus oled üldse teinud? Ei. Eesti meistrivõistluste otsustav 5. etapp sõidetakse 3. oktoobril Tabasalu kardirajal.
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.